julgus unistada. Te olete nüüd kõik siin ka vait olnud. Mul on üks ettepanek teile. Ütleme kõik korraga ja. Korraga ja. No teeme ükskord veel proovi. Ja kui mina ütlen teile ühe lause, siis teie öelge kõik ühiselt korraga ja. Elas kord üks väike tüdruk. Talle meeldis alati asju korraldada püsti seistes. Hakkab ja ära vajuma. Möödusid aastad ja tüdrukul tekkis unistus luua ettevõtte. Ta unistuseks on olnud terved loomad ja õnnelikud inimesed. Ta unistus on olnud, et inimesed on julged ja lahked. Aga proovime nüüd teistmoodi. Kui me ütleme ei, no niimoodi südamest ei. No ütleme nii, ma tõstan käe, siis te ütlete ei. No tõesti, eestlastel tuleb see väga hästi välja. Elas kord üks väike tüdruk. Talle meeldis asju korraldada ja julgelt püsti seistes. Kui me ütleme ei saa lood ja unistused meis edasi kanda. Ja tuleb öelda. Ja kõigepealt iseendale, sõbrale ja inspireerida ja toetada. Kes mind tunnevad ja teavad, siis teavad seda minu lauset. Kui kutsutakse, tuleb minna, kui pakutakse, tuleb vastu võtta. Kuidas on lood teiega? Kuidas on lood teiega? Kui kutsutakse, tuleb tulla. Nagu ma näen, te olete kõik siin. Aitäh teile. Usun, et ei ja vahel peab olema tasakaal. Tasakaal ja mõtestatud tegevus ja analüüsioskus. Ilmselt on kõik endal teatud eluetapilt küsinud, mis on minu elu eesmärk, mida soovin saavutada. Nende küsimustele vastamine nõuab suurt julgust. Veelgi suurem kangelastegu on nende vastuste elluviimine. On inimesi, kes teavad oma unistusi, aga on neil 101 põhjust, miks nad ei saa neid ellu viia. Mõned aga suhtuvad sellesse küsimuse vastupanuga, sest ei tea vastuseid. Nad on unustanud need unistused, mis on olemas igal noorel, igal lapsel. Võib-olla keegi ütles, et see ei olnud hea mõte. Või ei saanud kodunt kaasa piisavalt enesekindlust. Põhjuseid võib olla palju. Julgedes vastata kutsele ehk unistusele, tuleb hakata ületama kõiki võimalikke takistusi. Ave, see on sulle väga tuttav, nagu meile kõigile teistele on see väga tuttav. Harva on edukatel inimestel rääkida lugusid, mis nende teekonnal läks sirgjoonena võiduni välja. Paljud annavad alla, arvates, et pärast otsuse langetamist minna jahtima oma unistust järgneb kohe piknik päikesepaistel aplausi saatel. Ei.
sellele järgneb mudamaadlus, korduvalt eneses kahtlemised, mõned ärevus- ja paanikahood, higistamised, peavalud, pidev hirmudega silmitsi seismine. Ja kas me alistame oma hirmu või loobume ning anname alla? Aga ühel hetkel, kui sinus on seda sädet, väge, jõudu, tahet, siis me taipame, et pole mõtet vihastada. Aina imestame. Pigem keskendume sellele, mida me soovime, mitte sellele, mida me kardame. See tähendab, et elu ei ole mitte muud kui ainult unistus. Me teame, et igatsetud rõõmu loomiseks ei ole vaja muud kui julgust. Ja juba vana Seneca, roomlane Seneca ütles, meil puudub julgus, sellepärast, et on raske. Raske näib sellepärast, et meil puudub julgus. Meie äri on suhted. See on tänapäeva käibefraas. Miks on meie suhetes nii palju ülbust, salakavalust, võimuiha? Mõelgem sellele. Vaadakem vasakule ja paremale, siin ja praegu. Meid kõiki on üksteisele vaja. Väga vaja. Ärge olgem kadedad, olgem lahedad. Nii ütles Ülle Madise. Peame taas ulatama käe üksteisele, sest innovatsiooni ja arengut loome ainult koos inimestega, mitte seaduste, reeglite ja etteantud dokumentatsiooniga. Ja mis kõige olulisem, dogmad tuleb jätta eilsesse päeva, sest ühtsuses peitub jõud. Seega peaks meie kõigi, vabandust, ma olen unustanud slaidid. Jah, seega peaks meie kõigi ühine soov olema toidu tootmise, kultuuri, ka toidukultuuri ja hariduse viimine kõrgemale tasemele. Sektori mõjukus suureneb ainult siis, kui me endasse usume ja targalt tegutseme. Nagu ma enne ütlesin, et mulle väga meeldib neid ööülikooli kuulata, südames soovitan, et kui und ei tule enam õhtul ja ööl ka uni ära läheb, pange ööülikool jälle tööle ja kõik mõtted liiguvad siin ööülikooli kuulatud suunas. Ja kuulates ka Ülo Vooglaidi, siis teda tsiteerides, kui meil on olemas tahe, usk ja soov, proovime, tahe, usk ja soov, siis kõik on võimalik. Mina lõpetasin aastal 1993, aga mul oli au käia 2 kursusel. Aasta 1993 lõpetas üle 100 loomaarsti. Meie unistus oli saada headeks loomaarstideks. Kuid täna võin ma öelda, me lõpetasime erilisel ajal, muutuste ajal. Me pidime hakkama saama. Me saime.
sügav kummardus minu kursakaaslastele, kes on olnud meie kõigile, meile kõigile toeks üle 26 aasta. Tänan südamest Anuaida inimesi. Anuaidas oleme ületanud väga palju takistusi ja ikka läinud edasi. Ma tänan teid kõiki, kes te olete siin ja praegu. Kogu südamest. Olukorrad muutuvad ja täna me soovime farmides oleksid head ja pühendunud loomaarstid ja head loomakasvatajad, kes mõistavad, et looma tervises kokkuvõtvalt sõltub meie tervis. Ma olen väga tänulik selle kingituse eest, mis te olete panustanud. Hetkel ma ei saa teile seda summat öelda, sest ma lihtsalt ei tea, sest ma olen olnud siin ruumis. Aga esimesel võimalusel annan teile kõigile teada, kui suur on meie stipendiumifond. Olen palunud siia Aret Vooremäele, kes on Joosep Tootsi esindaja. Et allkirjastada stipendium. Aret, ole hea, mine sinnapoole ja ma tulen kohe su kõrvale, aga enne seda, kui me allkirjastame stipendiumi lepingu, ma palun, Jan soovis meile samamoodi midagi öelda. Jan on Peomini meie külaline ja ta on meie regiooni juht, Baltikumi regiooni juht. My turn. Дорогая Анну, уважаемые участники конференции, гости, друзья, я, конечно, прекрасно заметил, что сегодняшняя конференция происходит на эстонско-английском языке, но я решил обратиться к вам сейчас на русском. Надеюсь, что среди вас никаких суеверий нету против русского по двум причинам. Первое. Я уверен, что 80, может быть, 90% из вас, которые сидят здесь, в этом зале, меня поймут. И пункт номер 2, и он важнее первого, я в первую очередь обращаюсь к тебе, дорогая Анну, и я знаю, что тебе легче на русском, чем на английском. Друзья, в 1993 году наша Анну закончила институт, и я думаю, что, наверное, она ни одну секунду не подумала про то, чтобы трудоустроить себя и работать наемным для кого-то другого, что она уже перед тем, чем закончила институт, думала работать сама на себя и создать свой собственный бизнес. И так и случилось пару лет после того, правильно? Значит, ты нашла в себе мужество идти именно этим путем, создать свое будущее. И произошло 20 лет, мы стоим здесь и отмечаем. Сегодня это праздник. Это праздник нашей Анну и ее команды. В течение этого времени получилось так, что Анну где-то, когда-то встречалась с ребятами из компании BMIN, известным поставщиком и производителем, поставщиком уникальных кормовых добавок. Ну и получилось так, что мы понравились друг другу и начали работать вместе. Поэтому мы сегодня, в этом году, отмечаем не только 20 лет Anuait. Это значит сарай Анну, да? Я пока не хорошо разбираюсь в эстонском, но об этом я уже слышал. Но мы отмечаем тоже 15 лет совместного сотрудничества компании Anuait, Анну и команды, и компании BMIN.
Поэтому, дорогая Ану, позволишь мне пригласить сюда еще мою коллегу Марите, с которой ты познакомилась еще раньше, чем со мной. Мы хотим вместе тебя поблагодарить за этих прекрасных 15 лет. Мы хотим тебе пожелать успехов, и мы хотим тебе пожелать еще намного больше, чем 15 или 20 лет, правильных решений в твоем бизнесе. Потому что бизнес – это значит принимать решения туда или сюда, налево или направо, подождать или вперед. И это не значит только принимать правильные решения, но это значит принимать больше правильных решений, чем плохих. Поэтому большое желание с нашей стороны еще больше, чем 15 лет правильных решений в твоем бизнесе. И это не все, потому что, так как было сказано, ты тоже решила поделиться не только своими знаниями, опытом, но просто тем, что ты имеешь, с другими, в том числе студентами университета. И мы очень приветствуем твою идею создать этот фонд, который будет собирать средства для того, чтобы выбрать и поддержать самых лучших студентов в их усилиях. Поэтому мы это очень приветствуем. Ну и желаем тебе успехов, дальнейшего мужества и просто чтобы чтобы твои мечты сбивались и планы выполнялись, и чтобы у тебя, у твоей команды все было хорошо. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Ja nüüd, Aret, ma selle kingin sulle edasi. Kasutaksin hea meelega juhust ja ütleksin paar sõna. Et me oleme täna siin tänu Anule näinud ja kuulnud üht-teist inspireerivat. Ja muuhulgas meeldis mulle väga see üleskutse, et just Sandrist, et mida ma ise saan ära teha. Et kes tunneb ettevõtjana, et oleks vaja toetada noori, et oleks vaja toetada järelkasvu, siis pange välja oma stipendium. Ja see on just see, mida Anu täna tegi. Et kui nüüd sihtasutusest Eesti Maaülikooli Joosep Otsi fond rääkida, siis see on küll paar aastat noorem sihtasutus kui Anu Ait, aga sinna fondi on tekkinud aastatega päris mitme ettevõtte sihtstipendiumid meie üliõpilastele ja meie noortele, et teatud valdkondades noorte arengut suunata ja ka inspireerivaid teadustöid ellu viia. Et on tehtud ettevõtetega lepinguid ja nii edasi, kuid selline liigutus nagu Anu täna tegi on minu teada esmakordne, et inimene oma juubeli kingituse ja siis suunab sellisesse fondi. Et siit on nagu suurepärane üleskutse kõikidele ettevõtjatele, et tehke järgi, et looge oma stipendiumi fond Joosep Tootsi fondi alla ja lahked annetused on alati teretulnud. Me oleme Anuga seal ka aastaid fondi nõukogus olnud ja seda fondi oma oskusi ja jõudumööda arendanud ja väga hea meel on, et Anu on seda oma südameasjaks
niimoodi võtnud, et ma tahaks selle eest Anut väga tänada, et suur tänu sulle selle panuse eest ja eks me siis arutame koos sinuga ka läbi, kuidas moodi seda sihtfondi või stipendiumeid siis noorte loomaarstide ja loomakasvatajate järelkasvu kasvatamiseks kõige paremini ära kasutada. Tänu! Ja nüüd teen teile ettepaneku, unistame koos. Unistame ühiselt koos, et esiteks olgem julged ja lahked, et oleme ju kõik omavahel seotud. Teiseks, kui me söödame loomi kvaliteetse söödaga, siis hoiame ka inimesi. Antibiootikumid ei ole kindlasti mõeldud kehvade pidamistingimuste, halva hügieeni ja sööda kompenseerimiseks. Valigem tervis. Kolmandaks, see hetk, kui ma mõtlesin sellele konverentsile, järsku mõtlesin, et mul on ju Tartu linnapea on ka ju minu sõber. Ja mõtlesin, et helistan Urmasele ja kutsun teda kui sõpra siia konverentsile. Ja ta ei võtnud vastu. Mõni hetk hiljem helistab ta mulle, siis saab mina enam vastu võtta. Siis ma helistasin talle uuesti tagasi ja Urmas ütleb sellise lause. Anu, meid valiti äsja Euroopa kultuuripealinnaks 2024. Ja siis ma ütlesin Urmasele, et aga Urmas, ole hea, tee nüüd avakõne Tartu linna nimel. Ehk kolmas unistus ei saa olla palju, et Tartu Euroopa kultuuri pealinna 2024 loodetavasti võõrustab külalisi kohaliku maitsva toidu ja joogiga. Ja Nelli Oinus tervitab teid kõiki südames siin. Nelli juurest kõlas alati selline lause ja kõlab ka täna, mida ta tahab ka teile koos minuga öelda. Üheskoos, ühes suunas liikudes saavutame edu. Ma võiks teile hommikuni rääkida siin edasi, aga tõepoolest, kui sa teed asju, Ave, ma olen nii tänulik sinu ettekande ees ja kõigi teiste ettekannete ees, aga just selle mõttega, et seesama, kui sa teed asju südamega, sa isegi ei tea, kuidas seda teha. Mul üks armas klassiõde ütles oma pojale sellise lause, kui ma oleksin varem ema olnud, siis ma ju teaks, kuidas sind kasvatada, aga ma ka ju õpin koos sinuga. Ja täpselt sama on ju ettevõtlus, me iga päev kasvame koos, kasvame oma ideedes. Ma tõesti ei tea, kuidas see kõik tuleb, aga kui me õiges ajahetkes, õiges kohas, õigete sõpradega julgeme ja oleme lahked, siis me saame hakkama. Turvalist koduteed ja sügav kummardus teile kõigile.